Tere, minu nimi on Tom Skrzensk. Seda, millel ma praegu istun, nimetatakse meie maal betokiks. Võib-olla sellepärast näevad Tšehhi külad välja just sellised, nagu nad on. Näiteks mina ei mataks sellega isegi oma aia. Aga miks ma sellest räägin? Võib-olla mõtlete, et liiv on lihtsalt liiv, aga see pole kindlasti tõsi. Eriti kui räägime liivapritsist. Selline hunnik on ahvatlev. Seda on palju ja see on odav, aga ma arvan, et ei saaks seda kasutada isegi liivapritsis, millel on tuletõrjevoolik. Rääkimata sellisest minipritsist, mille tüüsi läbimõõt on vaid 0,5 millimeetrit. Selleks on vaja hoopis teistsugust abrasiivi. Mini-liivapritsi komplekt sisaldab lisaks liivapritsile, mis on tõesti pliiatsi suurune ja sarnane ning mida hoitakse ja juhitakse samamoodi, ka 2 meetri pikkust survevoolikut ja selliseid hoidikuid, mille saate kinnitada tööpinna kohale, et sinna liivapritsi püstolit panna, kui te seda ei kasuta. Komplektis leiate ka respiraatori. See on üsna lihtne. Soovitan kasutada mingit hingamisteede kaitse, sest see liiv või abrasiiv on nii peen, et meenutab pigem pulbrit. Ja te võiksite seda sisse hingata, mis pole kindlasti hea. Et ma ei unustaks, siis liivapritsi komplekt sisaldab sellist stardikomplekti abrasiiviga. See on 150 grammi. Kui see pakkaga otsa saab, pole probleemi osta, näiteks kilokaupa. Ma nimetan seda kilo eest, sest see kilogramm abrasiivi maksab umbes 100 krooni. Isiklikult on mul natuke kogemust sellise injektortüüpi liivapritsi püstoliga, mis sobib juba keskmise suurusega projektideks. Selle jaoks on aga vaja veidi jämedamat abrasiivi ja eelkõige väga võimsat kompressori, mis annab umbes 300 liitrit õhku minutis. See on juba tõesti palju. Ja selline kompressor, et oleks piisavalt kvaliteetne ja suudaks töötada pidevalt, et ei peaks kogu aeg tööd katkestama, maksab umbes 40 000 krooni. Ja selle mini-liivapritsi juures on kõige parem see, et ei vaja üldse mingit võimsat kompressori, vaid piisab sellisest väikesest õhupintsli kompressor. See siin on tõesti väga kvaliteetne. Ja mis on selle juures hea, on see, et see on täiesti vaikne. See on ideaalne selliseks koduseks liivapritsimiseks. Mini-liivapritsiga töötamiseks võite muidugi kasutada ka suurt töökoja kompressori. Lihtsalt olge ettevaatlik, peate rõhu vähendama maksimaalselt 4,5 paarini. Ja muidugi peate suutma oma suurele kompressorile ühendada selle väikese vooliku, mis tõenäoliselt reduktori abil pole mingi suur probleem. Kindlasti huvitab teid, milleks selline mini-liivaprits hea on. See on tõesti mõeldud kõige väiksema ulatusega töödeks, nagu graveerimine või ehete puhastamine. Seda kasutavad palju ka modelistid või sellega saab näiteks värve eemaldada. Mitte ilmaasjata ei kutsuta seda originaalis air eraseriks. See tähendab sisuliselt sellist kustutuskummi, aga sellega saab ka näiteks klaasi liivapritsida. See sobib muidugi ka metallile ja igasugustele muudele materjalidele, näiteks puidule ja sarnastele. Mina isiklikult tahaksin proovida sellist kuju liivapritsida. Lasin kunagi sõbral laseriga šablooni välja lõigata, et saaksin puidule kontuure põletada. See ei osutunud eriti tõhusaks, nii et tahan proovida, kas äkki selle liivapritsiga oleks see natuke parem. Ma tahtsin seda teha puidule, täpsemalt lakitud puidule. Nii et vaatame, võime seda proovida ka teistel pindadel. Mind huvitab ka, kuidas klaasi liivapritsimine toimib. Ma tahan klaasi jaoks proovida lihtsalt kuju, võib-olla lihtsalt triipu. Ülejäänud osa maskeerin teibiga ja proovin teibi vahelist ala liivapritsida. Nahale see ei tee üldse midagi. Samas kui küünele jätab see kohe jälje. Sama asi mingil kõval esemel. Jah, näete kohe, on sinna graveeritud selline jälg. Seega järeldub, et see mini-liivaprits ei ole puidutöödeks või lakitud puidu töötamiseks täiesti optimaalne. See töö oleks kohutavalt aeganõudev ja efekt lihtsalt ei ole päris selline. Samas, kui töötame metalliga või klaasiga millegi kõvaga, siis on see palju tõhusam. Lõppude lõpuks proovime seda nüüd ise. Kuigi mul ei õnnestunud oma maja siluetti puidust plaadile liivapritsiga teha,
Arvan, et see õnnestub üsna hästi klaastahvlil. Siin saan ma lõpuks tulemuse. See on tegelikult sama tehnoloogia, mida kasutatakse näiteks autoklaaside liivapritsimiseks. Šablooni. Saame klaasile kinnitada kahepoolse teibiga ja siis saame liivapritsiga tööle asuda. Nii saan ma liivapritsiga teha aknad kogu majale ja keegi ei varasta seda enam. Seega kokkuvõtte, selle mini liivapritsiga saate tõesti teha väga peeneid asju. Sellega saate väga täpselt graveerida, saate sellega kirjutada ja jälg on väga väike. Veel üks väike nõuanne. Ma kasutasin liivapritsimiseks sellist roostevabast terasest vanni, tegelikult mingit ahjuvormi või mis see on, et vähemalt osa abrasiivist kinni püüda. See, mida te vannis kinni püüate, saab teoreetiliselt veel taaskasutada. See tähendab, et koguda kokku ja kasutada veel kord või isegi mitu korda. Olen tõesti rahul selle kogemusega mini liivapritsiga, sest liivapritsimine on väga atraktiivne teema ja arvan, et tulevikus tegelen sellega kindlasti veel, kuigi teises vormis. Ja mis puudutab neid pisikesi asju, siis tahan proovida ka aeropintsi, nii et võite oodata veel mõnda videot. Praegu tahan teiega hüvasti jätta ja soovida teile palju lõbu teie liivapritsimise juures.